Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja järgnevalt väike esitlus stop-motion animatsioonist. Ehk siis eesti keeli on stop-motion animatsioon seisev liikumine. Mis on siis animatsioon üldse? Wikipedia ütleb, et animatsioon on illusioon liikumisest, mis on loodud staatiliste piltide järjestikuse esitamisega. Stop-motion animatsioon aga on siis animatsioonitehnika, mis siis näitab, nagu liiguks objekt ise, kuigi tegelikult keegi teda liigutab. Ja nüüd siis erinevaid näiteid ka erinevate tehnikate näol, et milline see stop-motion animatsioon siis võib olla. No näiteks, ma võin nendeks asjadeks, mis liiguvad, võtta siis hoopis inimesed või mingisugused objektid. Et ma olen otsinud siit YouTube'ist erinevaid videosid välja, et teile näidata, kuidas see asi. Ja no näiteks siin on siis selleks objektideks on võetud inimesed. Ühest inimesest on tehtud rula ja teine on siis see, kes seisab tema peal ja sõidab temaga. Et tegelikult see animatsioon ongi tehtud niimoodi kaader kaadri haaval pildistades, aga illusioon on minu meelest väga, väga äge. Või siis näiteks väga levinud on savianimatsioon, et igasugusest plastiliinist ja savist on ju väga kerge midagi voolida ja siis ma saan sellised, saab samamoodi toreda animatsiooni, et siin on siis näide malemängust, kus mul on kõigepealt siis valge ja pruun savi ja siis hakkab see moodustatakse nupud ja siis hakkabki malemäng pihta, et sellisel väga lustakal kujul toimub see asi. Või siis näiteks tegelikult selline päris tüüpiline ja klassikaline on ju lihtsalt käsitsi joonistamine. Aga vot sellel näitel on näiteks niimoodi, et siin on nüüd mõnel hetkel on käsi näha, mis joonistab ja mõnel hetkel jälle on see käsi ära võetud, et tundub, et nagu paberi peal ärkaks need joonistused ellu ja hakkaksid ise tegutsema. Või siis väga tuntud on ka lamennukutehnika. See tähendab, et ma võtan endal mingisugused, lõikan endal juba need objektid või kujud välja ja siis hakkan neid liigutama niimoodi. Näiteks siin on nüüd näha, et jänesel on siis kõik osad eraldi välja lõigatud, käpad ja käed ja kõrvad ja siis ta hüppab ja liigub. Ja siin on ka ilusti näha, et kui ma niimoodi kaader kaadri haaval pildistan, et vaadake, kui oluline on valgus, et nii kui ma natukene liigun, nii valgus tegelikult siin kohe muutub. Mida siis selleks vaja on, et teha sellist stop-motion animatsiooni? Tegelikult on vaja ühte kaamerat fotode tegemiseks, see võib olla täiesti tavaline digiseebikas, statiivi ja arvutit. Et tegelikult ju tänapäeval ka mobiiltelefonid teevad täiesti ilusti pilte, aga selleks oleks teil vaja siis ka mobiiltelefonile muretseda vastav statiiv, sellepärast et see kaamera paigalolek on siin võtmeküsimus. Tarkvarast rääkides kõige tuntum on vast Monkey Jam, vabavaraline tarkvara, mis võimaldab siis selle animatsiooni kokku panna ja tegelikult ka Movie Makeri abil saab animatsiooni kokku panna ja osad teevad niimoodi, et nad Monkey Jami abil panevad selle esialgse versiooni paika ja siis Movie Makeriga lisavad näiteks seal detail-slaidid ja lõppu ja võib-olla veel heli. Ja ma panin siia sulgudesse veel Audacity, et kui keegi tahab veel mingisuguseid tekste sisse lugeda, siis see Audacity on selleks kõige sobivam vahend. Kui ma nüüd ühte sellist animatsiooni tegema hakkan, siis millised need etapid on? Kõige tähtsam on muidugi idee, mul peab olema mingi mõte. Siis tasuks teha stsenaarium või storyboard. Et stsenaariumi puhul ma siis kirjutan niimoodi lahti kõik, mis seal juhtuma hakkab ja storyboard on siis selline piltjutustus sellest, mis toimuma hakkab. Siis ma valmistan ette endal siis kas need nukud või savi või joonistused, olenevalt millise tehnika kasuks ma olen otsustanud. Siis on mul seisab ees pildistamine,
peale pildistamist tõmban pildid arvutisse ja monteerin, soovi korral lisan veel heli ja siis pean otsustama, kus ma oma meistriteose avaldan. Aga ma soovin teile toredaid animatsioone ja kellel nüüd ideid veel väheseks jäi, siis ma panin siia ühe lingi ka, et Ülemine võimaldab siis teil näha selliseid väga vahvaid stop motion videosid, et kui te Google'isse sisse lööte ka otsingusse stop motion ja 50, siis te leiate selle lingi üles. Ja teine on siis üks link, mis viib teid siis sellisele leheküljele, mis õpetab ka tegema siis animatsiooni. Aga veel kord toredaid animatsioone!